tere, Nupsik siin jälle. Täna ma loen sulle ühe jutu printsess Madlist. Ja kui sa oled selle printsessi jutu ära kuulanud, siis võid pärast mängida printsessi mängu. Ja printsessi mängu sa leiad küll üles sellest kalendrist. Seal on õpetus, kuidas mängida. Kutsu oma emme mängima. Muidugi issi ja vennad-õed võid ka kutsuda, siis on lõbusam. Aga nüüd tuleb jutt printsess Madlist. Head kuulamist. Madlit te ju teate, ta on 7-aastane pisike printsess. Nii kutsub teda emme. Ilmselt kutsuvad kõik emmed oma tütreid aeg-ajalt printsessideks. Need nad ju ongi. Kõige ilusamad, kõige paremad, kõige. Madlile meeldib olla printsess. Ta nõuab aeg-ajalt endale roosasid printsessi kleidikesi ja kõiksugu vidinaid, mis mingil moel säravad või helgivad. Ükskord poes hakkas Madli jonnima. Emme ei olnud nõus ostma roosasid juukseklambreid. Naljakas tüdruk. Madli oli pahane. Ma ju olen printsess, sinu printsess. Miks sa ei osta oma printsessile, mida ta tahab? Emme selgitas, et isegi printsessid ei saa alati kõike, mida nad tahavad. Pealegi arvas emme, et kui Madli neid juukseklambreid nii väga soovib, siis on ta valmis ka oma juuste eest pisut rohkem hoolitsema. Lepiti kokku, et Madli hoiab ilma jorinata juuksed korras ja kui ta sellega hakkama saab, kingib ema tänutäheks tublile piigale need klambrid, mida on nii väga vaja. Järgmisel hommikul ärkas Madli varakult. Isegi hommikupudru peal ei kirtsutanud ta eriti nina. Ütles vaid, et ei mõista, mismoodi kaeraelbepuder printsesside toit on. Ja pikki juukseid kammis Madli sel hommikul ise. Ilma, et emme meenutama oleks pidanud. Tavaliselt emme ikka meenutas, kuna Madli meelest võisid need juuksed rahulikult kammimata olla. Tuleb pidu või sünnipäev, küll ta siis ennast kammib ja ilusaks teeb. Emme aga ei jätnud jonni, tema meelest pidi juukseid igal hommikul kammima ja kui Madli väga kõvasti vastu punnis, tuli teisest toast issi ja pakkus, et ta võib ju Madliga kiilakaks ajada. Naljakas issi. Issil on nimelt juukselõikusmasin, millega seda teha saab. See oleks lihtne küll. Madli on seda asja isegi vanaisaga arutanud, aga vanaisa arvas, et kiilakas pea on üks nuhtlus. Sellelt tuleb ju igal hommikul tolmu pühkida. Nõnda ei jäänud Madlil muud üle, kui printsess edasi olla. Ka järgmisel hommikul kammis ta juukseid ja palus emal teha patsid, et juuksed päeva jooksul inetuks ja sassi ei läheks. Ja ka ülejärgmisel päeval ja nii edasi, kuni ühel päeval ootas Madlit koolist tulles laual pisike karbike, mille peal oli kirjutatud ainult printsessidele. Karbis olid juukseklambrid, veel olid seal kaelakee ja kaardike kirjaga eriti tublidele printsessidele. Küll oli Madli õnnelik. Ta jooksis peegli juurde, kammis, pani juustesse uued juukseklambrid ja kaela uue kaelakee. Siis jooksis ta tagasi kirjutuslaua juurde ja joonistas emmele kaardi. Kaardi sisse aga kirjutas: kallis emme, sina oled minu kuninganna, sinu printsess. Et selline saigi see printsessi jutt.
nüüd kutsu oma emme, oma issi, oma vend, õde mängima. mängige printsessi ja printsi mängu. Tadaa!